Tere sõbrad, jätkame teemat jääpüük ja täna ma räägin pikemalt muidugi sikuskatest, aga eelmises videos mõned asjad jäid ütlemata. Väga oluline on see, et kui kannate kummikuid, siis peab talvekombe peab olema kummikute peal, mitte kummikute sees. See on oluline sellepärast, et kui niiske või vihma sajab, siis vesi läheb kummikusse. See on üks asi. Siis kuidas käituda puuriga? Puur peab olema transportimise ajal peab olema kaetud ja kui kõnnid puuriga mööda jääd, siis pead olema valmis, kui kukud, siis puuri kõrvale viskama. Et sellepärast peab kõndima nii, et sul kõrval kedagi ei ole. Nii, puuri läbimõõt tavaliselt küsitakse, et mis see kõige optimaalsem ja kõige parem on. No, minu arvates on kõige parem, kui püüad sikuskaga, on ikkagi 130 läbimõõt. Kui püüad unnaga, siis 150. Ja muidu on maitse asi. Et kui püüad, sportlased näiteks püüavad 110 ja veel väiksematega. Oluline on ka jää peal, eriti kui Peipsi peal näiteks kaugele minna, peab kala otsima, siis me kasutame kelku. Kelgud varsti tulevad meie poodi ka müüki, peavad olema sügavad, hästi libisema ja kõige olulisem on see, et koormakummid peavad olema, et nurkadesse peab puurima augud ja paneme 2 koormakummi, paneme kokku, seome keskelt nad kokku ja siis need kummid hoiavad ilusti meie asju. Näiteks seljakotti koos tooliga ja meie ritvasid. No ja võib puuri ka transportida kelgus. Nii. Muidugi oluline on jälgida kogu aeg informatsiooni jääoludes. Siis, mis veel, võib kasutada kajaloodi. Et kajalood näitab, kus on aktiivne kala ja kus on passiivne kala. Ja see on väga tähtis kohe aru saada, et kui on kala passiivne, siis peab lihtsalt ära minema sealt. Et ei tohi jääda selle jääaugu peale, et kaua aega raiskad niisama. Nii. Mis veel? Et paljud küsivad, kas kummilandiga saab püüda. Saab küll, aga efektiivsem on ikkagi landid. Lantides ma kohe hakkan rääkima. Nii. Nüüd räägime lantidest. Väikestes järvedes põhiline on põiklant. Neid on erinevad värvi ja erineva firma toodang. Nii. Küsitakse, et mis suurusega püüda. Suurem kuni number 5
püüab ahvenat ja peale viit püütakse nii haugi kui koha. Näiteks sellega saab juba püüda haugi või sellega. Nii, siin on ka sellised põiklandid. Põiklanti võib kasutada väikestes järvedes ja Peipsis ka. Nii, nüüd landid, mis prioriteedis on suurtes sügavustes. Minu lemmikland jakk, muidugi Alaska. Need kõik sobivad Peipsi, Lämmi ja mõnes sügavas väiksemas järves ka. Sellised landid püüavad näiteks Lämmis ja mõnes sügavamas järves püüavad haugi ja koha. Neid on erinevat värvi. Ja ma võiks ütelda, et need kõik püüavad hästi. Siin on siis käsitöö landid, kolmkandid, mis on kinnise konksuga. Siin on kirved, kolmkandid rippuva konksuga, lahtise konksuga ja need on ka käsitöö huvitav lant nimetusega lammav politseinik. Siin on veel käsitöölandid, see on siis Stinger tüüpi landid, kõik on erinevad ja olen proovinud, kõik püüavad. Kuidas valida sikuškaritv? Need väiksed ridvad sobivad tavaliselt väikestesse järvedesse ja siis pikemad ridvad, need sobivad Peipsi, Lämmi ja sügavates kohtades. Mina eelistan sellise kinnitusega. Miks see? Seda saab juba lähemalt uurida siin meie poes. Nii, Jõhvi ma kasutan tavaliselt Shimano firma oma ja sikuškale sobib 0,2, 0,22 ja kui koha püüad, siis 0,25, 0,3. Muidugi talve Jõhvi kasutan ka. Need on väikestes rullides. Praegust meil on väga väike valik. Ma ei hakka näitama neid, aga umbes on sellised. Siis küsimus, kas võib või peab kasutama fluorokarbooni. Mina ei näe selles mingit vajadust, et tavaline jõhv on elasem ja tugevam. Nii, tänaseks vist päris palju informatsiooni. Kui veel küsimused tekivad, siis tulge meie poodi Jahikala. Ja
jagage seda videot, kui võimalik.